No nii, käib jah. Ühesõnaga, terve talv te olete vist tähele pannud ilmselt, et ei ole tegelikult tulnud väga mingeid videosi. Ja seal on üks väga konkreetne põhjus. Ma tegelikult istun praegu siin selle koha peal, kus praegu peaks olema meie 2023 aasta võidusõiduauto, aga kahjuks seda siin koha peal ei ole. Ja me oleme filminud kogu seda auto progressi, kogu seda auto arengut ja meil on tulnud kogu aeg teele mingisugune takistus, mingisugune asi, mida me mõtleme, et okei, läbime selle takistuse ka veel ja siis reliisime video. Aga kuidagi see tee on olnud väga konerlik ja nüüd me mõtlesime, et nüüd me peame midagi neile näitama. Ühesõnaga, meil on väike probleem. All these things that we took for granted. We've lost dancing. Ühesõnaga, osad teist on juba võib-olla Facebookis näinud, ma olen teinud mingid kuulutusi ja ostnud mingisugused asju. Me ostsime uue kere. Meil lihtsalt sattus väga head kaardid kätte. See kere oli tegelikult meie mehaaniku kere ja ta ühel päeval ütles, et Ergo, mis sa arvad, äkki sa tahaksid sellest uue auto teha ja siis meile lihtsalt kuidagi mingid kaardid mängisid kätte E46 poolpuuriga kere. Me tõime selle ära, see kere oli väga-väga heas korras. Seda auru on väga näha või? Inimestele tundub, et mul on külm, tegelikult mul ei ole külm. Ongi dramaatilisem. See kere oli väga heas seisus. Me saime kohe aru, et see oli väga õige käik. Me oleme õppinud kõikidest eelmise aasta vigadest. Saime ehitada palju parema kere, palju parema sillalahenduse, palju parema pidurilahenduse. Me olime väga-väga palju targemad ja meil kõigil oli üli hea tunne selle nii-öelda uue projektiga. Sealt edasi esimese asjana me hakkasime kere ette valmistama mootori vahetuseks, ehk siis me võtsime mootori maha. Mootori võttis maha teile tuttav inimene Rain Raplast. No nii, ilus hommik. Oleme siin Raplas. Kell on 7.50 ja lähme võtame Raini peale ja võtame täna siis sellelt autolt mootori maha. Teeme siis ruumi uue mootori jaoks. No nii. Jõudsime kohale. Auto on peaaegu et tõstuki vahel. Tõstame üles, viskame selle mootori maha. Jõu ka. Joo. Ma vajan meile mingit pängeri peale. Väike meeleolu mussi. Hakkame lammutama. We've lost dancing. This year we've had to lose our space. We've lost dancing. No nii, itsargu sitane. No nii, kus me nüüd oleme omadega? Auto alla vist õige vastuse? Auto all ikka veel, jah. Keeran starteri mõldid lahti ja siis keerame kojapoldid lahti ja siis võtame ära käib Eesti. Tegelikult meil on kulunud, ma arvan, et me 10 hakkasime umbes pihta, aga me läks selle... Natuke üle tunni on läinud praegu. Üldjuhul maha võtmine on siuke 2 tundi. No, Rainil on 2 tundi. No rahulikult, jah. Teise autoga on mingi 5 korda rohkem veel. Põhimõtteliselt on niimoodi, et tõstame siit mootori õhku, lükkame selle auto välja, lükkame muu asemele, paneme tagasi ja koju. Teooria on lihtne. Aga teisel autol on vaja nii palju asju ümber teha, sest see on uuem mootor. Siin on see elektriline pedaal, natuke teine kütusesüsteem. All these things that... No nii. Tühi auk. Jah. Käes. Natuke läks su kuma kätte. Savi. Pats ja korras. Nii kuus. Nii kuus. Jah. Vägev. Mis me siia asemel paneme nüüd?
ma olen kuulnud, et see on 4-silindrile V8. 4-silindrile V8 või? Sul on tegelikult üks rootormootor küll ju. Me tegime mootori tuppa ruumi uue mootori jaoks. Siis me hakkasime valmistama ette kere ennast. Me värvisime ära puuri. Tooga trenni läheme. Ma räägin selle ammu juba. Siis kui puur sai ilusti värvitud, oli järgmine asi kaablid. Me hakkasime kere puhastama kaablitest või üleüldse kõikidest asjadest, mida meil vaja ei olnud. Mingid kronsteinid, mingid kaablid. Sellel kerel on väga-väga suur juhtmestik lae all, kõik need laetuled, valgustid, värgid, särgid. Ühesõnaga me koorisime ära kõik kerepoolsed kaablid, mida meil vaja ei olnud. Valmistasime nii palju kui võimalik ette autot selleks, et ta saaks nüüd liikuda edasi järgmise inimese juurde, kes siis hakkab kas mootorit panema või hakkab auto elektrik tegema, et tegime omalt poolt nii-öelda kõik selleks, et ta oleks võimalikult valmis selle jaoks. Kui saateauto oli käes, siis oli lumi maha tulnud ootamatult ja mida ikka, siis tuleb kõik muud tööriistad lahti lasta, drop the mic. Kõik muud tööriistad kukkusid korra käest, hakkasime talvekaga tegelema. Sest tegelikult meil oli ka ju see rohelise kere ja mootor tal... Kes see nüüd helistab? Jaa, tere, koerte värvimine. Võid kinni panna korra? Noh, räägi. Few moments later. Me paralleelselt ehitasime nii driftiautod kui talveautod ja siis me paralleelselt mingid mõlemad asju filmisime, aga ühesõnaga roheline käivitus, roheline elab, siin on klipid. Lõputu õudus. Lõputu õudus. Me oleme siin doktor Jakob Inole helistanud, me oleme siin professor Rainile helistanud ja Ansa toob meile praegu linnast varuasi juurde. Parem õudne lõputu õudus. Pigem lõputu õudus, jah. No. Mis on? Ühesõnaga me võtsime kaane maha. Ei, panime peale. Võtsime maha, panime peale. Nüüd tundub, et peame võib-olla uuesti maha võtma. No nii, me oleme rohelise pärdikuga nüüd siin garaažis ja auto käivitub, nagu te näinud olete klipist. Oleme siin palju ühendamistööd teinud. Ma räägin kohe kõik lähemalt, mis me teinud oleme, aga me tegime esimese testi ja meil kohe tekkisid väiksed temperatuuri probleemid. Ei ole midagi uut. Ja ma siin salaja panin kiiresti ventilaatori. Martin andis meile enda auto pealt ventilaatori, või mis ta endale tellis. Ja nüüd siin mingi ohmoon pani punast jahutusvedelikku. Roheline käib, eks ma ise olen see ohmoon. Ma mäletasin millegipärast nii kindlalt, et punane käib ja võta näpust ikkagist roheline. Aga vahetame selle ära. Vahetame termostaad ära, meil on uus termostaad siin veel. Paneme selle ka, siis on välistatud see ka. No nii, hea üllatus. Kas see? Kohe näitan teile ka. Nii. Mida ei ole, on termostaat. Ehk siis siin polnudki enne termostaati sees. Sõidaks? Nagu diisel oli enne, nüüd on bensukas. Tuleb ka põlevad või? Jope. Nii, ühesõnaga oleme siis tõtanud garaaži peale, sest kätte jõudnud imeline hetk niimoodi, et kevad sai järsku läbi.
meil oli vahepeal talv, siis oli kevad ja nüüd on uuesti talv. Ehk siis eile läksin magama, vihma sadas, täna ärkas üles, vaatasin lumi. Tegin ruttu oma toimetused ära ja tulin siis siia garaaži peale, sest me saime selle auto valmis siis, kui sulas kõik ära. Ehk siis oli mulje, et äkki oleks pidanud järgmiseks talveks ehitama. Aga ühesõnaga valmis ta on ja ma mõtlesin, et ma natuke räägin sellest autost, sest tegelikult sellest autost pidi tulema eraldi episoodid sellest ehitusest. Aga meil juhtus tegelikult siuke asi, et kuna Rainil oli suve lõpp hästi-hästi kiire, tal polnud väga aega tegeleda, minul olid mingid projektid, ühesõnaga meil olid tohutult ajaprobleemid ja lõpuks me lahendasime selle niimoodi, et me tõime selle üldse linna ja siis me kõikide muude projektide kõrvalt niimoodi üritasime õhtuti seda ka valmis saada. Käin korra auto ümber ka. Tagasild, täitsa uus. Panime sinna ketast tagasilla, sest muidu neil on nii-öelda trummer tagasild. Panime sinna 364 diffri, kinnise muidugi. Tegime otsast lõpuni uue väljalaske. Me panime torukolled ja otse toru lõpuni ja seal on üks hästi suur summut. Mis me veel tegime? Piduritorud vedasime kõik uued, siduritorud vedasime uued, kütusetorud vedasime uued. Nii et torud peaks olema kõik hästi uued. Esisillas me väga palju ei teinud. Panime ette väikse pässpaari, et kui me peaksime kuskile hange minema, et siis hoiab natukene seda asja stanget seal paremini kinni. Et muidugi uus kast, uus sidur, uus kardaan. See pool on kõik uus, käigukast on uus. Või enne siin polnudki käigukasti. Mootor on siis M50 P25 ja see on siis E34 pealt ja sellepärast meil oli ka siin päris palju ümber modifitseerimise asju ka. Siuke ta sai, vaatame, kas sõidab ka. Seest on suhteliselt nagu ta olema peab. Väiksem diametriga rool, natuke sülli ulatuv, et oleks natuke mugavam. Siis suvi performance'i käsipidur. Super head kässarid, ebareaalselt head käsipidurid. Siis ühe lätlase poolt tehtud shifter, mu lemmik shifterid, mis on kõikides autodes, mis ma olen ehitanud. Mõnus! Jube mõnus ikka tõesti, selles mõttes tundub, et aega läks, vaeva sai nähtud, aga hea asi sai, mulle tundub. Tahaks rajal testida. Loodame, et läheb külmaks ja saab rajale ka lõpuks. Siis, kui olime talveauto enam kokku saanud, siis sulas kõik lumi ära, siis oli aega jälle tegeleda driftiautoga. Järgmise etapina tahakski ära mainida Rannest, kelle lipp meil siin taga on. Ranneste abil me saime sillad autole alla, mis tähendab seda, et meil oli ainult kere, me ehitasime sinna uued käänmikud, uus vedrustus, uued sillatalad, kõik nii-öelda originaalsillatalad, mida me kasutasime, me ilusti puhastasime, värvisime, alumised kaikad läksid Wisewabi omad, fiilikoile proovime see aasta, ühesõnaga kogu silla lahendus aitas meil Rannest kokku panna, nii et suur aitäh Rannestile ja tänu Rannestile auto veereb, võib öelda. Vaata, et kõige tähtsam osa peale mootori. Siis, kui autol olid sillad all, siis oli tegelikult motivatsiooni pauklaes, sest auto veeres esimest korda. Küll oma käte jõuga pidi teda lükkama, aga auto liikus, auto sõitis ja mul oli üks hea kogemus, kus me lükkasime autot treileri peale, aga keegi pidi rooli minema, siis mind saadeti rooli ja 5 meest lükkavat, aga ma olen seal roolis ja mul oli korra tegelikult juba võimas tunne, et auto sõidab ja ma olen rooli taga. aga siis me lükkasimegi auto treileri peale. Meie naabrikülas elab selline inimene nagu Aleksander Pihoja, kellel on väga palju kogemust V8-ga just nende E36, E46 keredega, mis esmapilgul tunduvad väga sarnased, tegelikult tuleb välja, et nad pole üldse sarnased, aga see selleks. Aleksandri abiga me saime mootori õige koha peale vahele, me saime selle ära ühendatud, kõiksugune siuke suur töö, et see mootor istuks õige koha peal ja oleks valmis nii-öelda käivituma, sai siis Aleksandri abiga kokku tehtud.
see töö läks väga kiiresti, see töö läks väga ladusalt, see kõik, kogu see käekiri oli väga ilus. Igal juhul väga soovitan, kui teil on tarvis võidusõiduautoga ja tegeleda midagi ja Tallinnas kellegi abi vaja, otsige üles Aleksander, ma panen alla ta sotsiaalmeedia lingid ka, kirjutage talle. Väga pro, ainult kiidusõnad. No nii, läheme viime nüüd selle külmunud sõbra siis tuppa sooja. Meil on siuke ägeda asja avastasime, et meil on naaber külas, elab üks siuke tüüp nagu Aleksander Pihoja. Loodan, et ma hääldasin õigeks, Aleksander. Aga ära pahanda ühesõnaga, ma loodan, ma hääldasin su nime õigesti. Kes oli lahkesti nõus aitama meid, et kuulge mehed, et mul on kogemust V8-tega, et paneme koos peale. Ja me ei mõelnud väga pikalt. Lähme siis piilume. Lähme vaatame, mis seal põnevat saab. Natuke on kurb ka. Ma olen nii kurb ja samas nii rõõmus. Ma nüüd ei näe teda iga päev. Kohtati helistada ikka võid talle ja Aleksander paneb telefoni talle siia sistme peale ja saab hea tööd soovida. Õnneks ei ole kaugel. Nii et saab aeg-ajalt, kui suur igatus peale tuleb, saab aeg-ajalt külla minna vaatama, nii et hea küll, ega midagi, tuleb süda kõvaks teha, ära viia. No nii, oleme jõudnud siia siis kohale naabri juurde. Sassi juurde. Sassi juurde. Me avastasime, et me oleme suht lähestikku. Niimoodi, et me oleme ju kõrvalkülas. Väga hea. Et siia sõitsime, Raul, kaua me tulime siia? 10 minutit või? Sinu sõiduga 10 minutit. Rauliga oleks kiiremini. Mina autoga oleks sõidutanud. Räägi, mis meil siis plaanis on? Mis see järjekord nüüd on? Mis siit nüüd edasi saama hakkab? Proovime siis sinu autot ehitada. Paneme ilusa V8 peale ja loodame, et hakkad ilusti sõitma sellega. Teeme sinu auto ja ehitame ta ilusaks ja korralikult ja paneme käima. Nüüd tuli mulle pressure peale, et loodame, et sa sõidad ilusti selle autoga, et nüüd enam ei ole tagasi teed. Ei, no küll sa saad. Tuleb keeruline natukene, kui sa varem pole sõitnud, aga muidu... Ja tegelikult ühe hooaja oleme sõitnud küll turbomootoriga. Nii et ma loodan, et nüüd läheb rida 6 turbokas, siis M50 turbo. Tervitused Jako Pinole, kes selle siis kokku ehitas. Et ma arvan, et see V8 on vist natuke lihtsam oma iseloomult. Kindlasti lihtsam. Ja. Kindlasti. Et raske õppustel, loodame, et nüüd uuel aastal on kerge lahingus siis. Kerged, kindlasti. Kindlasti lihtsam, kui on turbomootor ja... Ma arvan, street klassis polegi rohkem vaja midagi. Mina arvan ka, jah. Selle V8 saad isegi mõni semi-pro autodega väga hästi hakkama. Kas mitte Suvemaal ei ole täpselt sama mootor vabalt hingavana vahel? Ja sõidab ju väga ilusti ja väga edukat. Jah, ilusti sõidab. Ma ei tea, kas ta, mõned võistlused võitsid, aga ma ei tea, kas ta hooajal üldse said midagi. Aga igal juhul meie siis hoiame kursis teid käekäiguga, mis siin saab, mis siin ei saa, kas saab, kas ei saa. Ikka saab. Küll saab. Küll saab. Õpid mehed head riistad. Ja. Et saame hakkama ja teeme ära. No nii, me tegelikult unustasime paar asja maha. Lähme viime natuke manti juurde. Vaatame, mis siin siis peab. Tere! Kuna ma unustasin midagi lähe maha. Siuksed väiksed olulised asjad. Ja. Tuli meelde poole tee peal. Mul on nad olemas muidu. Ja. Aga... See on väga hea. Ja. Ja siis need poldid, mulle tunduvad jube pikad, aga ta väitis, et 90 ja ma ütlesin, mul on vaja siit nagu lõpuni. Nii. Meil on tegelikult jõudnud palju head kraami. Nimelt Just Dance'ist on meile saatnud väga palju asju, mida me vajame.
Teile ka, kes te ehitate mingeid projekte või teil on mingisugune tänavaauto, mida tahate tuunida, siis stance.ee on see koht, kus te leiate mega valiku asju. Seal on üldiselt pigem nagu professionaalsed ja performance asjad. Tal on need hea hinnaga ja mis kõige tähtsam, tulevad kiiresti. Et need asjad jõuavad ikkagi väga-väga kiiresti. Me need asjad tellisime eelmise nädala lõpus. Ma ütlesin, et kuule, mul on siuke jama. Täna on järgmise nädala esmaspäev ja need asjad on ilusti kohal. Vaatame järgi, mis siin sees on, mis siin põnevat meile saadeti. Ma ise ka ei mäletanud, mis siin kõik tulid. Nii, ventikad. See on see väike, mis ma mõtlesin nendele radikatele panna. Kinnitused 2 tükki. Ja suur ventikas ja kleps. See suur on palju suurem, kui ma arvasin. Aga ta vist ei ole üle radika, on ju. Vist sobib, on ju. Aga jah. Nii. Ma olen selle mölluga siia tagasi. Nüüd on kõik ühes kohas. Nii, järgmine. Need on vist juba aiman. Need vist on radikad äkki. Tubini tükk. Ja ma võtsin need isased. Vaatame korra, kui 2011 peale panna. Mul oli siuke mõte, et teeks topeltradikad. Ma ei tea, mis peainsener selle peale ütleb. Kas mahutame kuskil ära? Aga mõte oli see, et paneks 2 radikat niimoodi 11 peale. Ja siis võtaksime selle väikse ventika ja paneme selle niimoodi siia. Napilt, natukene on üle ääre. Isegi ei võita, mis see on. Missuguse? Paneel. Siuke väike paneel. Carbon fiber. 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 Ja siin on mingid juhtmed ja otsad ja mingi möll ka kaasas. Kas varsti kuuleme siit? Läheb käima auto või? Ma ei teagi, kus siit lähenema peab sellele karbile. Päevakangela näise. Kurri, kui palju siin on siuke viis pehmendada. Palju põrand on selle viis. Nii. Jah, silikoni on pannud. See pea tegelikult tihen saab kasutada. Mul isegi see olemas. Uus. Minu arust. Siia läheb originaalvarras, on ju? Jah. Aga mis see on? See on kinnitus. Ega siia roolivõimu ei saa panna? Ei, saab ikka. Saab. See oleks eriti hea. Siia saab, see on tehtud, siin on roolivõimu jaoks. Siin on roolivõimu. See on roolivõimu jaoks. Ja käpal on olemas. No nii, uus päev on käes ja ei saa öelda, et me teame veel kilovatte, palju tuli. Aga tegelikult on asi edasi jõudnud. Räägi, mis meil siin, kus maal me asjadega oleme? Mootor on peal, käpad asjad, kõik on tehtud. Mine katsu shifterit. Ja, ma tahtsingi küsida, kas sul see asendus sobib või mitte? Oi. Kas kui ta nii, ma saan veel reguleerida ka seda. Nii hea. See on ideaalne. Sul see on ideaalne. Normaalne, okei, super.
pärast panna. Ta ei ole veel nagu kinni seal. Ja, aga ta on ideaalne. Ei, noh, ma tahtsingi see kangi... Ja, super. Sest see istumisasend jääb mul niimoodi, sest sidur on nii põhjas. Rool on normaalse koha peal. Ideaalne. Täpselt panen käe nagu ideaalne. Super, ja. No nii, meil on, mis päev on? Esmaspäev öö ja kell on 00:58. Ehk siis sisuliselt, kui seda juttu nüüd natuke põnevaks teha, on meil algsete plaanide järgi auto äraviimiseni circa 20 tundi aega, mis on põnev. Ja vaatame, kas me saame hakkama. Kuidas sul tunne on? Ei, küll ma saan. Tekitame niisama põnevust nagu filmivärk, teate ju küll. No ütlen ausalt, tegelikult minule isiklikult ei tundu see filmivärk, seepärast, et mootor on seal, auto on siin, me lähme magama, me ärkame hommikul ülesse ja siis on meil jäänud veel 8 tundi. No natuke rohkem. Aga me oleme siin väga pikki päevi ja öid vetnud. Aleksandri kõvasti pikemaid. No nii, järgmine õhtu on käes. Mis õhtu? Peaaegu et järgmine öö on käes. Ja hoppa musiik hõõreni natuke vaiksemaks. Kell on järgmine õhtu 21:10. Sass, kuidas sul hommikul oli? Mõnus, jah? Jaa. Mis kell ärkasid? 7. Oi, blin, no väga hull. Mul oli ka mul oli 6:30, aga täpselt sama tunne oli ilmselt, mis Sassil. Aga Sass on jõudnud päris kaugele. Kui mitte öelda, et peaaegu põhimõtteliselt valmis. Mis päev meil on täna? Kolmapäev ja tehtud. Hakkama saime. Mootor on peal, oma koha peal. No see ei ole veel nagu lõpp, siin veel peab kõik need asjad veel juurde panema. Aga suures pildis? Ei, no see, siis truutpaar on vaja panna, siis sealt need õhutorud asjad vaja veel panna. See on vaja musta õuma panna ja siis enam vähem, no. See on. Pärast tood mulle tagasi selle. Toon. See on niisugune varujupp, kui midagi peaks olema. Toon, see nüüd video peal. Ta ei ole ilus, aga vähemalt on midagi. Jah. No äge, mis sa ütled, oota, mis sinu arvamus oli, 217 kilovatti või? Mul on see video peal olemas. Ma ei mäleta nüüd enda oma ka, aga me tegime alguses siukse, et me arvasime, me tegime pakkumised, mitu kilovatti tuleb. Marko, mis sa pakud? Mitu kilovatti dünos me välja võtame? Arvad või? Sass pakkus 217, aga ma ei ütel talle sellel hetkel veel, et proga tuleb. Ma mingi 230 ikka tuleb ära. 230, et sina pakkumise või? Ma ei mäleta, mis minu pakkumine oli. Ja no igal juhul vaatame, mis siit välja võlume. Igal juhul kuula. Vägev raisk. Paneme peale. Paiehali. Aleksandri juures me tegime ka selle nalja ehitusperioodil, et kui palju me saame dünos jõudu. Kõik tegid oma pakkumised. Etteruttavalt võin öelda, et õige vastus oli 3,5 kilovatti. Kohe varsti saate teada, miks. See oli lagi kahjuks sellel mootoril. Siis me läksime elektriku juurde. Elektrik tegi meile Ivar Vihmapõõsas, kes on tegelikult täpselt selle sama mootoriga väga kogenud. Tema on selle sama mootori elektrit korduvalt teinud ja meile tundus kõige loogilisem nii-öelda käik minna tema juurde elektrit tegema. Me saime juhtmestiku valmis, ülihea puhas käekiri, kõik samamoodi töö läks hästi kiiresti, hästi ladusalt, koostöös ujus super hästi, me oleme super rahul ja siis oli see ilus hetk, sõbrad. Me hakkasime autot käivitama, me tegime 3 käivituskatset. Esimene kord jõudis starterringi käia äkki 5 korda, teine kord 3 äkki korda ja meile tundus, et kuna auto litraas on oluliselt suurem, kui oli sellel autol originaalis, mul on originaalaju, väike bensuka aju, selle autol on silindrid rohkem kui originaalis, siis me
meie esimene mõte peas oli see, et ju aku ei jaksa vedada. Akul ei ole lihtsalt jõudu, et seda suurt mootorit ringi vedada ja sellepärast on niisugune vaevaline oli see liikumine. Panime akul juhtme taha, tuli välja, et aku on täis ja tegelikult täiesti elujõus ja proovisime ka korra nii-öelda stardi abiga, boostiga, proovisime korra ja siis, kui me vajutasime starterit, siis tegi lihtsalt tõk-tõk, Pentex käis sisse välja, aga mootorit ringi ei jaksanud vedada. Hakkasin mõtlema, et milles viga, proovisime käsitsi mootorit ringi keerata, mootor oli kinni. See sama uus tutikas värske mootor, see oli kahjuks kinni. Hakkasime eemaldama mootori küljest igasuguseid asju, mis võisid takistada mootori veeremist. Võtsime ära kasti, võtsime ära sidurid, hoorattad. Mõtlesime, et äkki on starterhoia hooratas kinni. Mõtlesime, et äkki hoorata poldid on liiga pikad, äkki kast surub väntvõlli pikisaaledele. Ühesõnaga, hästi palju teooriaid tekkis kiire, väga väikse ajaga pähe. Hakkasime neid kõiki elimineerima, lõpuks meil oli paljas mootor ja kahjuks me ikkagist väga suure pika võtmega ei jaksanud mootorit ringi keerata. Ja siis me saime aru, et mootor on lukus mingil põhjusel ja see oli väga halb märk. See oli, ma arvan, et selle ehituse perioodis minu jaoks see kõige kurvem või kõige rängem hetk, kus ma sain aru, et midagi on väga pekkis ja ma veel ei teadnud, mis see on. Motivatsioon langes, tuju läks väga kehvaks, hakkasime seda mootorit koheselt maha võtma, sest oli tungiv soov aru saada, et mis seal valesti on. Me võtsime alt karteri naha, me nägime seal tohutult suuri metallitükke. Me saime kohe aru, et midagi väga-väga valesti. Me võtsime mootori maha. Ühesõnaga, me tegime mootori lahti ja sealt vaatas vastu kõige halvem üllatus ja sisuliselt vaatas sealt vastu minu jaoks niisugune olukord, et ma ei näe sellele olukorra lahendust, sest mootorist ei olnud enam mitte midagi võtta. Kolbidest olid tükid väljas. See vaatepilt oli nii kole, et ma reaalselt see hetk või see tunne, mis minus valdas, oli see, et see unistus, mida ma olin 13-aastaseks saadis unistanud, see päev, et minu unistuste võidusõidu auto käivitub, oli millimeetri kaugusel ja see kõik varises nii tugevalt kokku, et ühesõnaga see on põhjus, sõbrad, miks ma ei ole teile ühtegi videot näidanud ja nüüd on see hetk, kus ma selle ütlesin välja, nii et sorry guys. Peace. We've lost dancing. Tüng, meil pole mõtteski alla anda, meil on tegelikult juba ammu lahendus olemas. Ärge nüüd värisige, sõbrad. Ühesõnaga, mul oli mott üli maas, midagi ei saa öelda, ma olin väga kurb, aga koheselt Rannest koputas õla peale ja ütles, et ära muret Sergo, kui midagi on vaja, kui me leiame mingi lahenduse, mis on kuidagi lahendatav, siis me lahendame selle ära. Nii palju sõnu oli ühes lauses. Nii palju lahendusi oli ühes lauses. Tuli kohale Arti, tuli kohale Aleksander, kogu meeskond tuli kohale, kõik olid orienteeritud lahendusele. Ma tundsin sellel hetkel nii suurt motivatsiooni tagasitulekut, sest ma nägin, kuidas iga viimne kui üks inimene tahab jõuda lahenduseni. Kedagi enam ausalt öeldes ei huvitanudki, miks nii juhtus, vaid kõigil oli üks eesmärk, kuidas saada see korda ja kohe. Ja Marko Mägi oli see äge inimene, kes ütles, et mul on olemas sulle mootori alumine ots, koheselt sai sõidetud Valka tagasi. Nüüd on meil alumine ots käes. Täna on möödas 3 päeva sellest kurast õnnetusest, nii et sõbrad, nüüd te teate, mis juhtus, nüüd te teate, miks on vaikust tükk aega olnud. Mis ma oskan öelda? Järgmises videos te kuulete juba häält, ma luban teile, te juba kuulete häält. Nii et sorry, et ma nii pikalt pole midagi postitanud, ma loodan, et annate mulle andeks. Ma proovin ennast parandada, proovin tihedamini postitada ja selline oli siis selle halli auto lugu. Aga mul on ka teile väike üllatus. Lisaks hallile driftikale on meil tegelikult üks auto veel, mis me ehitame ja ma ei pea silmas rohelist ja ma ei pea silmas esindusest ostetud Ford Rangerit, vaid meil on üks täpselt samasugune driftiauto veel, ehk siis meiega on liitunud üks uus liige ja sellest kõigest juba teile järgmises videos pikemalt, nii et ülihea point, kaameramees ütles ülihea pondi. Kui juhuslikult kellegil on M60P40 või M62P44 üle vedeleb, seisab, siis kirjutage, me leiame lahenduse, ma leian sellele hea koha. See ei pea enam vedelema pikemalt. Me näeme, kui haruldased need mootorid on. Andke ainult väike vihje
nagu ütles osareporter, vihje telefoninumber on siin all. Helistage ja me tuleme kohale ja leiame lahenduse. Mis siia lõppu öeldakse? Like, subscribe. Püsige lainel. Ühesõnaga, olge meiega. Järgmises videos juba räägime teile kõigest pikemalt edasi. Aitäh, et jälgisite. Peace. Peace.